Võite jutluse alguseks ka istuma jääda, et muidu on saginat liiga palju. Jutluse juhtmõtteks on seesama tänane juhtmõte, mida me oleme kuulnud juba ka lauldes: ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Tänase pühapäeva teemaks on armastuse käsk. See ei tähenda, et me peaksime armastust kuidagi käskima, vaid see tähendab seda, et elu käskudest üle on armastus. Püüd armastada on suurem kui mingite reeglite täpne järgimine. Aga mis see armastus siis üldse on? Ma tahan alustada veidi kaugemalt, võib-olla mõne jaoks väga kaugelt, aga minu enda jaoks väga lähedalt, nimelt surmahirmust. Me kõik kardame surma. See on meisse sisse kodeeritud inimestena. Ja läbi elu me tajume surmahirmu üpris erinevalt. On hetki, kus see on väga aktuaalne. Näiteks iseenda või mõne lähedase haiguse korral, mingi õnnetuse, sõjajuttude foonil. Ja on teisi hetki, kus surm tundub väga kauge. Me õieti ei tajugi seda, vaid elame nii, nagu elaksime igavesti. Näiteks hea näide, et kuidas võiks mõelda, et me elame igavesti, on siis, kui sa kogud midagi. Kui tahaks aina suuremat kogu, ma tean ise seda väga omast käest, mul on ka kombeks asju koguda. Aga mis saab minu kogudest siis, kui mind enam ei ole? Lugesin hiljuti Remargi raamatut Taeval ei ole soosikuid, kus peategelane põeb haigust, millega tal on öeldud, et ta sureb peatselt. Mõni kuu on veel jäänud. Ja ta on otsustanud, et ta ei taha seda aega veeta haiglas, vaid elada seda elu, mis talle on antud päriselt. Lihtne öelda, raske teha, sest mis see päris elu on? Vahel tundub, et tahaks kõiki asju teha, minna, kogeda, näha, aga siis meenub, et on kodulaen ja vastutus teiste inimeste ees või midagi muud, mis kuidagi tundub, et nagu hoiaks meid kinni. Aga äkki tuleks lahti hoopis lasta mõttest, et see hoiab meid kinni või et see on kuidagi vale. Vaid mõista oma enda elu ainukordse ja pärisena, just sellisena, nagu ta meil parajasti on. Üks asi, mis meil inimestena on väga sage, on muretsemine. Ja see käib selle lahti laskmise raskuse juurde. Teate seda eestlast, kes muretseb maja ja siis muretseb lapsed ja nagu Rein Taagepera ikka on öelnud ja kutsunud meid üles mitte muretsema, vaid rõõmutsema kõikide nende asjade üle. Sest tõsi on, me muretseme ikka jube palju. Näiteks mina ka täna muretsen, et kas kõik noodid tulevad välja ja aga nagu ka enne, aga meie koori eestvedajad ütles, et ei tule muretseda, tuleb rõõmutseda, sest see on meie võimalus koos Jumalat kiita, tänada, ülistada, läbi selle muusika koos teenida, ühes koos siin olla. Ja see ongi täiel rinnal elamine, oma valikutes ja nende üle rõõmu tundes. Eks alati kõigis nendes asjades on küsimus lõpuks tasakaalus. Sellest räägitakse ka ühiskonnas palju. Kuidas tasakaalu jõuda? Üks lugu räägib inimesest, kes ütles, et ma tahan armastada Jumalat. Ja läks suure õpetaja juurde, ütles, näita mulle teed, kuidas ma saaksin armastada Jumalat. Õpetaja küsis tema käest, et ütle mulle enne, kas oled kedagi varem armastanud. See inimene vastas, et mind ei huvita maapealsed asjad.
see maapealne armastus ja muu selline. Ma tahan Jumala juurde. Õpetaja lausus: mõtle palun korra veel, kas sa oled kedagi armastanud, ühte inimest, ühte last, ükskõik keda. Ma ju ütlesin, ma pole mingi tavaline ilmalik inimene. Näita mulle teed, kuidas jõuda Jumalani. Mul on pühendumus, ma olen valmis. Õpetaja puhkas valjusti nutma, pisarad voolasid silmist ja ta ütles: see ei ole võimalik. Kõigepealt pead sa kedagi armastama. See on esimene aste. Õnnetu, sa tahad jõuda viimasele astmele, olemata ise astunud esimeselegi. Mine ja armasta kedagi. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalalt. Need on sõnad, millega me lõpetame tänase jumalateenistuse. Inimene, kes on oma elus päriselt armastanud, kes on julgenud armastada, alles see inimene hakkab midagi päriselt mõistma. Ütlesin eelnevalt, et surm ja armastus on väga ligilähedased. On ju kellegi jäägitu armastamine ühtlasi ka iseenda surmamine, oma ego suretamine. Ja nii on ka ütlus, et otsus kedagi armastada on leina algus, sest tõeline armastus ei lõppe kunagi surmaga. Kaob küll armastuse subjekt meie kõrvalt, aga armastus jääb alles. Oleme oma abikaasa Aiteliga rääkinud palju leinamisest. Tema rääkis mulle, kuidas ette leinamine annab talle võimaluse muutuda suuremaks. Mahutada see lein iseenda sisse ära ja seeläbi kasvada. Ma ise mäletan, kuidas me aasta aega tagasi pidime oma koera raske haiguse tõttu magama panema. Ja see hetk, kui sa tead ette, millal on tema surmahetk, siis hakkadki ette leinama. Sa leinad temaga koos. Sa armastad. Ja selline lein teebki suuremaks. See, kui me päriselt armastame, kui me päriselt tunneme oma elus ka seeläbi valu, kohtame kannatusi, kurbust, aga ka ära ütlemata suurt rõõmu, see teeb meid autentsemateks, pärisemamaks. Ja ühtlasi aitab see meil ka mõista, mida me Jumalalt vajame. Ära karda. Ma olen sind lunastanud. Ma olen sind nimepidi kutsunud. Sa oled minu päralt. Selles on tõeline armastus ja vabadus. Ja selles sünnibki tasakaal. Kui Jumal oli siis inimese valmis teinud, siis tal tekkis üks kimbatus. Et kui inimene minust teada saab, siis ta tahab saada samasuguseks nagu mina. Tahab Jumalaks saada. Tuleks teha kuidagi nii, et ta mind üles ei leiaks, mida me ette võiks võtta. Ja Jumal kutsub siis inglid enda juurde nõu pidama, et kuhu ta võiks peitu minna, et inimene ometi üles ei leiaks. Kui ma peidan end kõige kõrgema mäe tippu, siis jõuab inimene ükskord sinna ka. Kui ma peidan ennast maa alla, tuleb ka see päev ja inimene jõuab sinna. Sama lugu on mere sügavusega. Ja isegi taevasse, küll see inimene mõtleb välja ka, kuidas taevasse jõuda. Isegi teised planeedid ei tundunud turvalised. Mida ma peaksin tegema? Ja siis ütles üks ingel, kes seni oli vait olnud. Peida end inimese sisse, Jumal. Inimene ei uuri ise ennast iialgi lõpuni, veelgi enam ei hakka ta kunagi Jumalat otsima inimese seest. Jumal elab meis kõigis, absoluutselt kõigis. Ja nii peegeldamegi me kõik igaüks killukest Jumalat siia maailma. Ja nii sünnib täna ka siin üks klaaspärlimäng.
Jumala klaaspärlite kokkukõla. Aamen.